tere, olen endiselt Andres Lass ning endiselt ei tee sellele videole pikemat sissejuhatust. Miks? Sellepärast, et see on juba 5. videoseerias. Kui sa eelnevaid ei ole näinud, siis palun vaata need üle. Lingi leiad selle video all, et pead natukene hiirega scrollima ja seal ongi playlist olemas. Konkreetse videoga tahaksin natukene rohkem näidata, kuidas inimest teise arsti juurde saata, kui näiteks mul on tema kohta piisavalt infot, see tähendab patsiendi kohta, näiteks analüüse, uuringuid ja ma olen temaga piisavalt tegelenud ning ma ei saa teda enam koha peal rohkem aidata. Nii, võtame kohe selle prototüübi lahti. Kui ei eksi, siis prototüüp ongi nüüd jälle lahti. Et olen kõigepealt küll vale patsiendi vaates ja ma olen saanud just teavituse, et mul sellele õigel patsiendil on tulnud röntgenuuringu vastus, et siin üleval menüüs on teavituste riba, et siin on näha ka, et teistel patsientidel on vastused, aga mind kõige rohkem huvitab Mari Kiigi siis röntgeni vastus, kus ma eelmise juhtumi puhul siis ta röntgenuuringusse saatsin. Nii, kuna ma olen Rauno Riisalu vaates ja ma olen temaga just tegelenud ja ma tahaks tema juurde tagasi tulla, siis on küsitud ka, et kuidas võiks olla perearsti programmis siis liikumine erinevate patsientide vahel, näiteks kui midagi kiiret vahele tuleb, et konkreetselt selle juhtumi puhul olen näinud, et oleks võimalus võtta lihtsalt uus patsient brauseris uuel vahelehel lahti, et võtame siis praegu uuel vahelehel lahti, et Rauno Riisalu jääb endiselt siia alles, ma saan pärast tema juurde tagasi minna ja Marika Kiigi kinni panna, aga praegu läheme siis Marika Kiigiga edasi. Mis siit vastu siis vaatab, et programm võttiski mulle automaatselt uuringute blokist, uuringute menüüst uuringud lahti ja siin on näha siis kõige uuemat vastust, mis on siia tulnud, et on tulnud siia kirjeldus ja mina olen tellinud ja kes on siin vastanud, on tulnud kirjeldus, see on küll on ju kopsuröntgen, aga tegelikult ma tellisin kätest röntgeni, siis mida ma saan siit edasi teha, et kui ma tahan seda pilti ise vaadata, siis ma saan selle uuringu avada ka ja kui ma avaks selle uuringu, praegu ma ei saa siin demo raames näidata, siis ta võtaks mul siin samas brauseri aknas juba näiteks pildipanga lahti, kus ma saan kõiki võimalusi kasutades seda röntgenuuringut täpsemalt vaadelda. Siis mis veel? Et see on kõige värskem uuring, aga siin on näha ka varasemaid uuringuid, et samuti röntgenuuringud, funktsionaaldiagnostika uuringud, ultra-heli, MRT, kompuuter, et kõikidel sarnast tüüpi uuringutel on sarnane värvikood, siis mis eristub gruppide poolest. Röntgenitel on konkreetselt oranž värv, sest tegemist on ioniseeriva kiirgusega, aga võrdlemisi väikese kogusega. Kompuuteruuringu puhul on tegu juba suurema kiirguskoormusega uuringuga, et sellepärast on seal punaselt. Lisaks on näha, et kus kohas on see uuring tehtud ja kes on selle uuringu tellinud, millal ja palju see uuring maksnud ka on. Iga uuringut ma saan samamoodi nagu seda värsket tellitud uuringut lahti võtta pildipangas siis, et selleks on siin olemas eraldi võimalus, aga praegu ei hakka sellele süvenema. Nii, konkreetsel patsiendil siis tahaks teda reumatoloogia saata, sest mul on tema röntgenvastus olemas, analüüsid on olemas, rääkimata anamneesist ja üldse tema objektisest läbiuurimisest, et siis peaks e-konsultatsiooni peale klikkima. Selline oleks siis e-konsultatsiooni vaade, et siin on võetud juba saatekirja peale automaatselt tema varasem anamnees, objektiivne staatus ja kui ma saaks seda allapoole scrollida, seal on siis see käte läbi katsumine ka, et liigesed olid valulikud, kui ma neid läbi katsusin. Siis röntgeni kirjeldus on juba olemas, et seda ei pea saatekirja peale lisama, et see tuleb automaatselt kaasa. Küll, mis tuleb lisada, on see, et ma pean välja mõtlema siis konkreetselt selle eriala ja asutuse, et kellega ma konsulteerin. Et konkreetselt siis võtame siit nimekirjast reumatoloogia ja asutuse puhul ka, et võtame siit PERH-i näiteks. Ja nagu ikka sellise suunamise puhul on vajalik, siis ma pean konkreetse küsimuse püstitama või probleemi kirjeldama, millele ma tahan lahendust saada. Et paneme sellega siis siia kirja, et natukene kirjutan, et tegu ongi 26-aastase naisega ja et tal on labakäte liigeste valulikkus, et kas oleks vajalik siis reumatoloogi juures inimest edasi uurida, et
tõenäoliselt on. Ja siis, kui kõik on siin kirja pandud, siis ma saan lihtsalt e-konsultatsiooni kinnitada ja jälle saan teavituse, et e-konsultatsioon on ära saadetud. Raviplaani alla ehk siis tegevuste alla on automaatselt läinud see, et ma olen e-konsultatsiooni teinud ja toimingute alla on läinud ka selline automaatne to-do, et ma näen, kui ma inimese uuesti lahti võtan, et tal on üleval reumatoloogi e-konsultatsioon, selline tulevikusündmus. Konkreetselt siin anamneesi objektiivne staatus on lihtsalt tühi, kuigi peaks täis olema, kuna see on siis prototüüp või tema, et eelmisel juhtumil oli see täis. Vot.